Tere! Olen tagasi linnakodus. Huskid olid väga toredad. Kui Vincento on selline, ütleme nii, päris selline instinktiivne, intensiivne ja hunter, mis hunter, nagu kiire, täpne, võiks öelda nagu, selles osas väga kliiniline on ju, siis võiks öelda impulsiivne, võib-olla agressiivne, kui ta on hunter, siis jõuline selline. Aga when it comes to oma inimesed, on ta ääretult õrn, ääretult sensitiivne, ääretult hooliv, nii peenetundeline ja väga-väga armas. Aga huvitav on Martelli ja Vincentoga see asi, et kui ma käin, siis nad mõlemad on tänulikud, aga kui ma lahkun, siis ma tunnen, et Martell on tänulik oldud aja eest, aga Vincento tunneb, et nagu kas mahajäetust või et tühjust, eks ju. Et neil on nagu erinevad sellised mõttemaailmad või sellised nagu ja et nad on nii toredad, nii tore oli nendega koos, sai palju kallistatud ja nii edasi. Et me kohtume kindlasti veel ja tagasiteel tuli mulle sõnum, et ma olen tegelikult aegamisi kanalina teiega jaganud. By the way, aitäh Meelike tasakaalu panuse eest, suur tänu sulle, tulgu see sulle mitmekordselt tagasi. Aitäh. Ja kui ka sina soovid teha tasakaalupanus, siis iga video all on selleks ka info olemas, kui sa lihtsalt tunned kutset. See on vabatahtlik. Ja ma olen aegamisi jaganud teiega vihjeid või nüüd kanaldusi, mis on minuni jõudnud. Ja kui ma nüüd hakkan täna vaatama, siis ma näen panna need killud või need infokillud nii-öelda kokku, siis ma hakkan nagu loogiliselt juba aru saama, mida tahab Divine läbi minu siis jagada teiega. Ta tahab jagada kurjuse mustrit. Ta tahab jagada kurjuse mustrit, et selle saaks tühistatud, selle ringi saaks tühistatud. Ta väga intensiivselt saadab mulle erinevaid reaalseid nii-öelda energeetilisi, aga reaalseid põhjus-tagajärg mustreid, et ma neid näeksin. Et ma need ära näeksin ja ma tunnen, et Divine tahab, et ma seda jagan ka kollektiiviga. Et ma olen teatud mõttes nagu oraakelinfo kanal selles osas, et need, kes vajavad, jõuavad selle infoni. Isegi kui nad ei näe minu videosid. Väga hea, kui nad jõuavad selleni, aga isegi kui nad ei näe, siis et see info nii-öelda essents jõuaks nende teadvusesse ka ühisväljas. Seda ma taotlen. Sellepärast, et tegemist on elu ja surma küsimusega ja juba on kaotanud elu hingelised just meesterahvad. Siin on ühisväljas on portaal ohver-agressor dünaamikatest, mis on esivanematest tulnud ja kui inimesed ei ole teadlikud, on väga ebateadlikud, võib-olla ka emotsionaalselt manipuleeritavad, võib see lõppeda nende jaoks kahjuks ootamatu surmaga. Me oleme näinud ootamatuid surmi liiklusõnnetustes, nii õhus kui ka maa peal, nii ühistranspordi kui ka eratranspordi nii-öelda tulemusel. Ja tegelikult mind need lood ei puuduta. Mina ei tunne neid inimesi, aga Divine saadab mind teatud lugudeni millegipärast, et sellepärast, et ma neid teiega jagaksin, et teadvus ühisväli saaks puhastuks sellisest peidetud, varjatud dünaamikast, kalade ajastu dünaamikast. Ja ta toob mulle alati ka selliseid, et see on seotud nagu ka kirjutamisega. Kas siis enne või peale
seotud kirjutamisega mingid valed või mingid tõed või ühesõnaga mingid dünaamikad, varjatud õelad, dünaamikad, kättemaksu, dünaamikad, siis justkui nagu kui keegi on ära surnud, siis öeldakse, et loe seda siis, kui mind enam ei ole ja ühesõnaga niisugused dünaamikad, mis on väga huvitavad. Ja siin on nagu näha ka, et see dünaamika, ma olen seda ka varem vihjanud, on sellest, et projitseeritakse ühele inimesele, siin on armu kolmnurgad, draama kolmnurgad, ühele inimesele justkui nagu väga kerge, tuntakse, et üks osapool ei mõista ja siis minnakse teise osapoole, kus on hästi kerged, mängulised, liiga kergemeelsed, naiivsed, sellised kaasakiskuvad, liiga usaldust tekitavad ja liiga lõbusad energiad. Aga see on see, et kui midagi on, tõsisemalt juhtub või ei tehta nii nagu vaja, siis see lõbusus järsku muutub hästi agressiivseks ja isegi hävitavaks. Sellised kurjad energiad on õhus. Ja see on sellepärast nii, et algselt projitseeritakse ühele inimesele väga suur tähtsus, et autoriteet või nagu justkui nagu nähakse temas ühte oma vanemat või vanavanemat. Ja siis nagu teine harjub sellega ära ja kui ta enam seda ei saa, siis ta muutub hävitavaks. Ja miks see niimoodi on? See on sellepärast nii, et selles inimeses, kes ongi nii mõjutatav sellisest, et kas teda austataks või kuidas see on või mitte, et välisest mõjutatud, et see tuleb sellest, et tal on endal väga suur inferior ja exterior niisugused nagu kompleks. Et ta kõigub selle vahel, et ta tunneb ennast väga-väga alaväärsena või siis väga-väga ülitähtsana. Ta kõigub nende vahel nii-öelda. Ja ta on mõjutatud sellest, mis väljast siis, kes või mis väljast selle kohta ütleb. Ta ei ole kontaktis oma enda enesearmastuse ja eneseväärtustamisega. Sellepärast ongi ääretult tähtis tegeleda enese arenguteekonnal, enese armastuse teekonnal käia, et see ei oleks väljast mõjutatav, et sa ei kaotaks ennast sellisesse nagu äärmustesse ära. Ei ise ega ei jagaks seda. Et siis sa oled oma keskmes nii-öelda. Ja mis siis on? Siin ongi see, et ei nähta endas seda mustrit ja süüdistatakse teisi. Aga kahjuks oma inimesed surevad ja surevad just niisugused hingelised meesterahvad, kes näiliselt nagu tunnevad ennast mõistetuna ühes keskkonnas ja teises keskkonnas mitte, kuid tegelikult on see nagu teatud mõttes manipulatsioon enesetähtsuseks. Kuigi see ongi see, et justkui nagu antakse, aga võetakse rohkem. Ja kui sa enam nagu ei anna või sead piire, siis luuakse selline hävitusprogramm. Ja see tuleb sellest ka, et esivanematest, et mis mõttes sul on nagu hea või et sul on hea ka ilma minuta. See on kaassõltuvussuhe. See võib olla ka vanema ja lapse või armukolmnurkade vahel. Ja siis tekib vanemate või lapse või armukolmnurkade vahel. Alateadlikul energeetiliselt sügaval tasandil on see niikuinii vanemate vaheline selles inimeses. Sellepärast ongi enesearengutöö, sisemise lapse töö ja sisemise pere töö nii tähtis. See väga paljud on kuidagi kummalisel viisil õnnetustesse sattunud, mis on nagu ebatavalised, justkui nagu teispoolsus oleks sekkunud
kuigi tegelikult see on elavate inimeste poolt tegelikult korraldatud. Ja tihti impulsiivsusest, tihti nad isegi ei teadvusta, et nad seda teevad, sellepärast, et nad on seest nii tühjad ja nii impulsiivsed ja enda kui tervikuga mitte nii heas kontaktis. Nad on väga ebateadlikud ja tühjad, jah. Ja primitiivses energias ehk siis tähendab seda, et nad ei ole oma originaalkohal. Nad on kellegi teise kohal oma suguvõsas kordamas neid ürgseid mustreid. Ja nagu ma olen varem öelnud, need ürgsed mustrid tulevad praegu nüüd sellel aastal ja ka mõnel järgneval aastal ikkagi esile. Sest see on niisugused nagu algab kõik uuesti ja kõik uus saab algus, aga see on selline primitiivsel tasandil puhastuvad need primitiivsed energiad. Ja loomulikult need tulevad välja, aga need on peidetud kujul olnud. Näiteks on olnud ka sellist asja nagu ema pojale või mida iganes on niimoodi nagu teinud, et mis mõttes sul on nüüd lõbus oma girlfriendiga või et mina olen ju see, et see on nagu ebaterve selline kaassõltuvus. See on ebaterve kontrollivajadus, ületähtsustamine ja see on ebaterve vanade süsteemide mustris kinni olemine, et neil ei olnud hästi, minul ei olnud hästi ja miks sul peaks hästi minema. Et see ei ole nagu armastus, see ei ole usaldus, see ei ole austus järeltulevatele põlvedele. Et kuidas öelda? Vahel me peame mõistma seda ka, et mõned suhted ei ole armastus, vaid on traumapond. Mõned suhted on nii, et nad tulevad peegeldama meile meie ühe vanemaga mingit traumat. Ja sellepärast see side ja tõmme on nii tugev. Aga tegelikult selle taga tiksub see, et sa enda sees, mitte necessarily, mitte ilmtingimata selle sama inimesega ei tee läbi seda, vaid sa teadvustad, et tema peegeldab sulle seda puudust ja lasta see läbi lahti. Sest tihtilugu, kui sa tahad kellegiga, kes ise on ka ebateadlik, teha neid mustreid, siis sa koged läbi midagi väga kardinaalset ja see võibki juhtuda hävituslikult, eks ju. Seepärast ongi tähtis enda sees ja kui sa mõistad, et see intensiivne inimene peegeldab mulle seda inimest minu süsteemist, et ma tegelen sellega, mitte otseselt temaga, sest see võib minna liiga intensiivseks ja liiga ebateadlik, kui see on ebateadlik. Kui on kaks teadlikku inimest, on hoopis teine asi. Kaks teadlikku teineteisega suhtlevat inimest. Aga ebatavalised asjad on juhtunud ja see on sellest, et see on kättemaksust. Mis mõttes, et sa ei tee nii, nagu minul on vaja, mis mõttes sa nüüd rõõmustad siin ja ei kurvasta koos minuga, see on kõik traumapond. Mida tihti ekslikult kutsutakse armastuseks, mingiks niisuguseks sügavaks armastuseks. See on kõike muud kui armastus. Eks ju. Ja see juhtub tihti väga ebateadlike, mitte enesearengu teel käijate vahel. Nüüd ongi see, et aga see algab alati hästi lõbusalt, hästi mänguliselt, hästi niisuguse lapsemeelselt või nii edasi. Aga ta pöördepunkt on kardinaalne. Võib lõppeda surmaga, mis on avalikus plaanis uudistes näidatud ka. See, mis ma räägin, ei ole naljasi. Ma ei räägiks seda, kui see ei oleks tõsine. Ja ma ei taha siin hirmutada, ma ei taha siin ähvardada, vaid ma tahan tuua vaadelda, et sa vaatleksid ja tunneksid ennast ära. Kas sa vaatad seda videot, sa tunned ära siit, või see info, mida ma edastan, minu sõna maksab niikuinii, mida ma räägin, on divine'i looduse poolt minuni saadetud, et ma jagaksin ühisvälja. Minu eesmärk, missioon on selge mulle endale ja ma arvan, et juba ka teistele, mis on minu missioon eesotsas 2026 aastal. Triumph over evil. Ja ma tahan öelda seda, et ma ei ütlegi, et need inimesed konkreetselt näpuga näidata, kes on see. Vaid ma tahan öelda, et ka nemad on ohvrid oma süsteemi, oma suguvõsa süsteemis kuskil ebateadliku mustri kordajad, automaatsed kordajad.
aga nüüd ongi nii, et nad on ohvrid, aga nad on ka agressorid. See tähendab seda, et nad otsivad ohvreid oma süsteemist ja tihtilugu on see keegi hingeline, keda nad arvavad, et on nendest nõrgem. Kas siis lapsed või mehed, kes on rohkem sensitiivsemad, naisenergia mehed, hingelisemad mehed. Või lemmikloomad, loomad. Kõik, keda ma nimetasin just praegu, on ohus. Seda näitab ühisväli. Juba mõni aasta on seda näidanud. Ja see peab tulema ilmsiks, et kõik need, kes on hingelised, astuksid oma hingejõu väesse. Ma isiklikult arvan seda, et need inimesed küll ei tea, mida nad teevad, aga nad teevad seda automaatselt ja nad on ohtlikud ühiskonnale. Nad levitavad seda oma häbi, valu, hirmu, viha, agressiooni, hävitustööd. See peab peatuma. See peab peatuma ja kuidas öelda, kui nad ise seda ära ei lõpeta, siis olgu ise ohvriks sellele kõigele. Ohverdagu ise ennast, mitte teisi. Mu point on see, et väga niisugused lõbusad, naiivsed lapsed, loomad, meesterahvad. Tähendab, oled sa mees või naine, hingelised, keda peetakse nõrgaks ja manipuleeritavaks, kuid tegelikult hingejõud on kõige suurem jõud. Ja mina tahangi, et sa ärkaksid sellele, et sa oled võimsam, kui sa oskad arvata. Su hingejõud on suurem kui ükski evil eye või mõistuse tasand või automaatne ürgne ohverdus, süüdistaja, päästja, madal vibratsiooniline muster. Sa saad sõrmenipsust selle ära lõpetada, kui sa astud oma väesse, oma isiklikku vastutusse, sõltumatusesse, teadlikkusesse, enesearmastusse, eneseväärtustamisse, enesearengusse. Sa saad sõrmenipsus seda kõike ümber keerata, kui sa oleksid teadlik ja ei oleks nii kergemeelne. Eile ma tegin 2 või 3 kaardi lugemist selle valikuga. See teine, ma panin tähele, ma köhisin. Mul ei ole köha. Ma köhisin. Ja sul tuli sauade rüütel ja sauade 4. Ma ütlesin, et see on nagu kodu või liidu koostöö algus. Aga sauade rüütel on küll väga motiveeritud, aktiivne, tegutsev, tõesti, väga proaktiivne, eks ju. Aga ta on ka natuke selline mängurlus, mängiv. Et kui sa lähed kui sa lähed mängima, siis ole valmis ka selleks, et sind mängitakse ümber. Et praegu mina soovitan inimestel olla pigem sõltumatu, mitte liiga naiivne, sest praegu on väga üpriski sellised tigedad energiat õhus, kes mõtlevad ainult primitiivselt, ainult iseendale, sellepärast, et kalade ajastu hakkab sulguma rohkem kui kunagi varem. Aga mis see tähendab? Need inimesed, kes on selles kalade ajastu vibratsioonis olnud väga tugevasti, seks, power, mõistus, võim ja selle kuritarvitamine kõik. Kui nad on vibreerinud rohkem sellel tasandil, siis nad tunnevad ohtu. Nad tunnevad seda ja nad muutuvad ekstra selliseks ellujäämistasandile. Ja kõik, mis on liiga hea või liiga selline, ole ettevaatlik lihtsalt. Ja kippu olema rohkem neutraalne vaatleja praegu. Väga paljud ohtlikud mustrid on õhus. Ja
igasugused solvunud osapooled mingites draama või armu kolmnurkades on siis sellised väga kättemaksuhimulised, mis tahavad teha siin maatasa, hirmutada, ähvardada ja nii edasi, et ennast õigustada. Minu üleskutse on sulle, astu oma väesse. Sa oled suurem, kui sa oskad arvata. Ära mine tule sellest kohtu, sellest case'ist välja selles mõttes, et ära mängi ohvrit. Tule oma hinge väesse. Näita veel kõigile, kui võimas on hingejõud. Sind on alahinnatud tugevasti. Ära lase endaga halvasti teha. Ja mu point on see, et oma suguvõsas ära mine ka, kelle kohal sa oled, et sa ohvri rolli oma suguvõsas nagu oled astunud. Kui sa näed, et sinu ümber on keegi niisugune impulsiivne, kes on kord nii, kord naa, siis kelle mustrit ja dünaamikat sa läbi mängid praegu oma elus? Äkki kui sa tahad tõelist, alalist kvaliteetsuhet, lähisuhteid, siis võib-olla on aeg läbi näha ja läbi ammustada need oma süsteemi vanad mustrid, mis enam ei toimi, see ei ole neile õnne ju toonud. Ära korda neid mustreid, ma näen väga paljud kordavad seda automaatselt. Ja need tihti lõppevad surmaga. Need on narsissistlikud, emotsionaalselt külmad energiat tegelikult, kuigi pealtnäha on lust ja lillepidu. See on kõik näitemäng. Tähtis on keskenduda iseendale. Küpsus. Kuna maailmas on väga palju ebaküpsuse ja primitiivne, no ma ütlen eluohtlikud. Oled sa mees või naine, keegi, kes on hingeline, arvatakse või eeldatakse, et on nõrk, ohver. Ei ole. Ei ole. Need on looduse pool väga kõrge kaitse all. Ja tähtis on, et nad aktiveerivad ennast. Leiavad üles oma sisemise vaba lapse. Ja ise ka ei mängi. Ja keskenduvad pigem oma ressursile, oma kehale, meelele, hingele, oma väiksemale ringile, nendele inimestele, kes on nagu läbi aja olnud usaldusväärsed. Praegu on üleskutse sellele. Ja ennast kehtestada läbi teadlikkuse, sest kõik varjatud mustrid, kui sa nagu räägid välja, et praegu ma tajun, et siin on selline olukord või enda seeski korrastad neid energiat, siis see juba kaotab oma mõju ära. Siis see ei saa enam vanaviisi nagu tank käia. Puhasta oma koostööd aju ja südame vahel. See on tervendav. See on rõõmu valmistav. See ongi see, et sellistele inimestele ei meeldi, kes ise ei oska rõõmu tunda sellest, mis on alaliselt, iseseisvalt, väikestest asjadest isegi. Siis neid väga häirib, kui sina seda teed. Aga tee seda ikkagi. Aga fakt on see, et ma näen, et praegusel ajal on isegi lausa oht rõõmu tunda justkui nagu. Aga ära jaga. Sa ei pea jagama oma rõõmu, aga tunne seda ja loo seda ja vali seda. Jaga seda sellegi poolest, aga lihtsalt tea, et ka kaitse, vabasta ennast mingitest pidevalt tee energia, spirituaalset puhastust nii-öelda, energeetilist spirituaalset puhastust pidevalt ja tunne ikkagi rõõmu edasi oma nendest. Et see on midagi, mis neid väga häirib ja siis nad pigem nagu, neil on vaja ennast ohverdada, mitte teisi. Kui sa astud oma väesse, tõstad oma vibratsiooni, liigud edasi teadlikkusega, siis ongi selline lugu, et siis neil ei jää muud üle, kui et see ring sulgub nendega.
siin on väga ohtlikud mustrid. Ma ütlesin Black Widow ja krokodilliprintsess, eks ju. Külmaverelised, omakasupüüdlikud, isekad, näiliselt mängulised, näiliselt külluslikud, kuid väga sügavas puudusteadvuses ja tühjuses ja automaatmustrites. They are unhealed people and they want to pull you in their traumas ja draamas. Läbi nii-öelda. See on väga peen manipulatsioon, et olla valmis selleks, sest juba kaudselt on inimelusid võetud selliste energiatega. Mustalese energia ei ole naljaasi. See on tõsine asi. Ja ma näen, et see energia hakkab sulguma, kui me jagame teadlikkust, sest see on tervendav. Siis nad mõistavad, et see tüli või see konflikt nende sees, mida nad püüavad teiselt, ootavad teiselt, et nad saavad aru, et midagi on nagu nemad kordavad midagi. Et vaata, see ongi see, et nad on nii selle sees, nad ei saa muidu ise aru. Aga sina tähista suuremaid ja väiksemaid võite ja ole ettevaatlik. Kui sa tunned ära, et paljud ei tunne seda ära, paljud teevad automaatikas, kordavad oma süsteemi mustreid. See on eluohtlik, ma tahan öelda. Sõltumatuna ma tahan öelda seda, et see on eluohtlik, palun. Mitte isegi ära ole ettevaatlik, vaid ole teadlikum ja ära korda vanu mustreid, mis on korratud. Sa ju tead, kuhu see viib. Ja kas see on hea või halb asi, aga veevala ajast on minul aina iga päevaga, iga tunniga ma tunnen, kuidas mu intuitsioon, läbinägelikkus kasvab. Ja ma mõtlen, et miks et ma näen isegi asju nagu mõndasid asju liiga detailselt. Isegi mis ei puutu minusse, et miks see nii on, kuid see on kõik selleks, et ma seda saaksin ka jagada laiema ringiga. Varem või hiljem kõigil on nii, nagu minul on. Me liigume kõik sinna puhtasse teadvusesse, teadlikkusse, enese sõltumatusesse. Intuitsioon tugevneb meil kõigil. Ma olen mõni samm küll ees, kuid tegelikult see, mis toimub minuga, varem või hiljem toimub ka sinuga. If you make it teadlikult. Kui sa toimetad teadlikult ja ei mängi mänge ei endaga ega teistega, käid tarma teed, siis sa oled safe. Ja point on see ka, et ära ole liiga alandlik, aga ära ole ka liiga süüdistav. Ära püüa kedagi päästa. Päästa iseennast. Ole iseenda kangelane. Praegu on selline ajastu, veevala ajastu on see, et sa päästad iseennast. Ära mäkerda ennast kollektiivse mingite häbiplekkide lugudega. See on nende lood, see on nende ohverdus. Nad elavad kellegi teise elu, nad kordavad kellegi teise elu ja eluviisi. Väga suur ebateadlikkus on küll paralleelselt ka teadlikkus, kuid need teadlikumad inimesed on vaiksed. Nad tegelevad enda asjadega. Ebateadlikud on väga meedias, avalikus meedias väga kõnekad ja teemad. Ja jääbki justkui mulje, nagu sina oleksid vale, kui sa sinna ei kuulu. See ei ole tõde. Sina jää ikkagi oma teadlikkusele kindlaks. Varsti asjad tasakaalustuvad ja loksuvad paika. Praegu me seda veel ei näe, sest seda on vaja tuua esiplaanile.
sest me liigume, evolutsioon liigub selles suunas, et me liigume nendest kaassõltuvusmustritest välja, emotsionaalsest ebaküpsusest välja, nendelt primitiivsetest draama kolmnurkadest välja. Aitäh sulle ja ole hoitud ja kaitstud ja ära unusta. Sinu hingejõud on kõige suurem jõud. Ära anna oma jõudu kellelegi ära. Ma saan aru, sa igatsed kedagi ja sa tahad projitseerida teistele, kuid see alati juhtub. See on 2 otsaga mõõk. Ja ka see, kui on liiga palju huumorit või liiga palju sellist, seal ei ole tasakaalu ja seal võib hajuda teadlikkus. Teadlikud suhted on turvalisemad, usaldusväärsemad tegelikult. Kus räägitakse ausalt, kus ollakse maandatud. Ja, et kuidas öelda, kus luuakse kõigepealt sõprus ja keskendutakse ühistele väärtustele, mitte tühitähile. Ka see on üks, mis ühendab kindlasti uue aja stiilis, et see veevala ajastu täiesti on. Kui sa tahad teada täpsemalt, mis asi see veevala ajastu on, mis see spirituaalne ärkamine on, siis ma arvan, et Eestimaal ei ole paremat raamatut kui minu raamat Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni, mis on suurepärane abimees praeguse aja raames manööverdamiseks. Ja ma usun, et sa leiad sealt nii mõndagi, igaüks leiab sealt midagi, mis aitab teda praegusel ajastul edasi liikuda. Ja ka minu praegused siinsed videod loomulikult. Ole hoitud, ole kaitstud, kohtumiseni.